Tervitused, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Täna mõtlesin videot alustada oma lõvitüdrukuga. Mu kaunitar, mashallah, ta on end väga hästi kogunud, sõbrad. Teate ju, meie tüdruk nakatus surmava viirusega. Ta oli väga kõõnaks jäänud end, ta oli nahk ja luu. Aga tema isa, tead küll, hoiab teda nagu oma silmadera. Mashallah, mu tüdruk on nüüd kosunud, näed ju. Rind, keha, kolju, kõik hakkas arenema. Loodetavasti läheb veel paremaks. Praegu on tal energiat ja kõik on väga hästi. Jumal hoidku teda kurja silma ja kadedate pilkude eest. Ja tead, vend, ta on ka väga tark tüdruk. Ta ei tee pahandust, vaatab mulle kogu aeg silma, jälgib mind, vaatab mind. Väga lugupidav, tal pole ülbust ega ärahelitatud käitumist. Ta ei hüppa inimeste peale ega tee selliseid asju. Ta on väga kergesti koolitatav tüdruk. Äkki ma hakkan temaga tõsisemalt tegelema ja treenin teda, tead. Mul on selline mõte peas, vabandust. Mõned päevad pole ma ka videot üles laadinud, sõbrad. Olin natuke hõivatud. Ilmad olid ka väga soojad selle pärast. Kogu aeg ütleme, et hakkame regulaarselt tegema, aga kuidagi ei õnnestu. Vabandan teie kõigi ees veel kord. Lõpuks täna õnnestuski ja hakkasin videot tegema. Nüüd oleme jälle hommikurutiinis. Varsti viin lapsed välja. Täna on meie teemaks Tyson ja Taaja. Nagu te teate, võtsime hiljuti 2 Türgi meistrit, suurepärased lapsed. Tyson Baba ja Taaja on tõesti iseloomult väga suurepärased koerad, aga meie Taaja on natuke isepäine. Alguses ta ründas mind, nagu te teate. Praegu olen ma ta endaga juba veidi rohkem ära harjutanud, aga me oleme ikka veel kauged. Ma ei usalda teda kohe ja temaga mind ei usalda. Ma pole teda veel kordagi teiste koerte sekka lasknud. Täna võtame Taajaga riski. Laseme ta teiste koerte sekka, aga tema omanik oli mind hoiatanud, et oleksin väga ettevaatlik. Ta võib koertega kaklema hakata, aga proovime ära, vend. Vaatame, kas suudame teda harjutada. Kane Korso kampa jälgime pidevalt õues. Tahaksin ka Rottweilereid näha. Mul on teile palve. Ärge pange mulle pahaks. Palun toetage mind. Kui teile see video meeldib, tellite kanali ja jätate kommentaari, oleksin väga tänulik. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge vedage mind alt, ärge olge laisad, olge toeks, sõbrad. Mu tüdruk. Ma ütlen sulle Anka, aga mulle Anka ei meeldinud. Me muudame Anka nime ära. Vaata teda, Jumal küll. Mashallah mu tüdrukule. Jumal hoidku teda kurja silma ja kadedate pilkude eest. Aga nüüd teeme midagi, vend. Fox, kus sa läksid, Fox? Fox, kus sa oled, tüdruk? Paneme Foxi korraks kinni. Tule siia, Fox. Tule siia, Fox, tule, hoppala. Kus on minu väike tüdruk? Te teate, Foxi võtsin ma hiljuti tänavalt. Väga tark, väga ilus tüdruk, aga liiga pealetükkiv. Hei, minu Fox, nüüd panin just Asia ja Lucky sinna kinni. Ma panen kõik väikesed koerad kinni, vend. Praegu ma täpselt ei tea, kas Taaja ründab või mitte. Seetõttu, suurte koertega ei juhtu midagi, aga väiksed koeri peame kaitsma. Rocky, ettevaatust Rocky, paneme Rocky ka siia. See on väikeste laager, kogunege siia ja jääge kõik siia, eks. Väikesed väänikud. Vaadake neid, kui ilusad ja armsad need on. Mis juhtus, Rocky? Rocky, mis juhtus, Rocky? Ma panin Rocky kohe kinni ja ta vihastas. Mis juhtus, Rocky? Paaretid, teie jääge siia. Süstö. Tütar, kas ma võin ka sind nende juurde visata? Võib-olla tuleb Taaja nüüd ja ründab sind. Ma ei saa teda usaldada. Tule siia. Süslü. Süstö. Las süslü proua, kes jalutab. Olgu. Aia, kõige armsamad, kõige toredamad koerad jäägu siia, vend. Tüdruk, tule sina ka, ma võtan su ka kaasa. Kui mõni võõras koer tuleb, siis sa haukud kogu aeg. Sa ründad suurusest hoolimata. Mine sina ka nende juurde. Peatu. Tüdruk, oota korraks, võta jalgselt ära, peatu. Olgu. Mitu koera nüüd selles puuris on? 3, 4, 5, 6. Mashallah. Edaspidi olete teie siin. Olgu. Odake, kuni nende koerte treening lõpeb. Nüüd, vend, me ei tohi ühtegi last ohtu seada. Rottweilerid on väga tugevad. Vaata, tugevate kuningas on siin. Kuule, Karo. Karo, tule siia, Karo. Karo, mida see Karo teeb? Tubli tüdruk, peatu, Zeina, ole ettevaatlik. Ei, Zeina. Vaata, Zeina on ka väga armukaade. Ta nägi kohe, et ma armastan Karot ja hakkas talle kohe urisema. Näed sa? Nad on nii sarnased üksteisele. Zeina, kus mu kaunitar on?
kus mu kallis on? Nüüd Karolin, väga armas tüdruk. Aga ta hakkas avanema. Tavaliselt ma ei näinud teda kunagi ründamas. Aga nüüd hakkas ta koertega kaklema, sõbrad. Ta kasvab vaikselt, avaneb mu tüdruk. Zeina, mida sa teed, kallis? Tulge nüüd siia. Ahaa, vaadake, me ostsime ka uue mootorratta, sõbrad. Las ma näitan teile seda. Väga ilus mootorratas. Skuter. Panen selle kiivri siia ja teeme proovisõidu. Vaatame, kuidas on. Meie mootorratta värv end on tõesti suurepärane. Vaadake ise ka. Ootan huviga teie kommentaare. Mulle isiklikult meeldis selle disain väga. Orv, kaunistused, detailid, need tõesti meeldisid mulle. Vaata, siin on ka selline antenn. Selle saad lahti teha. Läheme vaikselt edasi, vaatame. Kas vanaisa ründab mind ka, vanaisa? Halb on see, et olen nüüd harjunud käigukastiga mootorrattaga. Ma vajutan kogu aeg sidurit, mõtlen ka siin kogu aeg sidurile ja hoian seda pidevalt all. Tulge nüüd, tule! Käime ringi, tütreke, tule! Tule. Ei, Natasha, ära puutu tuvisid. Paadetid. Nüüd on seda niimoodi lihtne sõita vend. Ma harjutan isegi koerad sellega ära. Ma panen ühe koera siia keskele istuma. Teistele mu mootorratastele see ei sobi. Siin pole ka väikest koera, keda saaksime istuma panna. Karolin, tule siia. Karolin, tule siia, ma viin su sõitma. Karolin, tule siia. Me proovisime Rockit ja Mokit, aga Rocki hüppab maha. Siis proovisin Foxi, aga see ei sobinud. Seina, tule siia. Seina, tule, tüdruk. Seina, tule sina, tule siia. Tule, ma viin su sõitma, tule. Need ei mahu siia ju ära. Kui me harjutame neid, siis paneme sellised koerad keskele ja sõidutame neid end. Tule siia, vaatame. Tyson, baba. Kuule, mida sa teed, ilus poiss? Nüüd, kui aed on suur, sõidan aias mootorrattaga ringi ja esitan videod niimoodi vend. Tule, tõmbame selle mootorratta siia. Tyson, baba, tule sina ka, ma viin su sõitma, tule. Laseme Tyson, baba, ka lahti vend. Oota korraks, Tyson. Jookse, poiss, jookse! Argentiina, oma poeg, jookse nüüd. Muu lõvi. Oota, pargime mootorratta siia. Kuule, dede. Dede, see lurjus hammustas mu jalga. Dede, ole nüüd korralikult paigal, kuule. Ulakas, dede. Ära ärrita mind ausalt, mu jalg hakkas valutama vend. Nüüd las Tyson baba läheb edasi, tulge vaadake. Väljas on isane koer, Tyson ja Dede. Karabaš on ka. Kõigepealt peame enne teise Tysoni ja Deja lahti laskmist Faisali kinni panema. Ares on ka siin, Ares baba. Las ma panen Faisali kinni ja lasen siis ka Aresi lahti. Võtame kõigepealt Faisali. Muide, sõbrad, meil juhtus väga suur õnnetus. Meie kalade juurde sinna. Ma ei tea, kas see oli nirk või nugis, aga midagi tuli sisse ja üks meie hani läks kaduma. 3 meie kana läksid kaduma, 1 kupp ka. Ta oli kõik maha kägistanud. Olin kohutavalt vihane. Me ei leia ka mingit lahendust. Te ütlete, et koerad sinna ei lähe, aga lähevad ikka. Ma ei saa sellest asjast üldse aru. Nüüd panin sisse valvuri, asja on sees, neid näitan teile ka. Mis juhtus? Miks nad nii hulluks läksid? Kole, mis juhtus, poiss? Vanaisa, kao ära! Lähme! Ärge hakake nüüd ülemeelikuks minema. Faisal baba, kas sa tulid ise kohale, ilma et ma peaksin sinuga jändama, poeg? Oota, ma avan sulle ka ukse. Poeg, Toni ja Cindy ei tohi ära joosta. Kuidas me seda teeme, kenamees? Peatu, Toni, ei. Noh, nad põgenevad, Faisal, sest me tahame sind sisse sokutada. Mine edasi. Olgu, sina mine sisse. Mine, poiss. Mine sina, Peatu Zeina, ole tark. Zeina ründab ka Cindyle, hull. Peatu, vend. Seina, ole mõistlik, vaat, ärge tülitsege. Seina on väga karm. Dede hüppas ka basseini, kurat. Dede on basseinis. Natasha hüppas ka sisse. Poiss, mida te basseinis otsite, ah? Ja nad kaklevad basseinis resul. No, Dede. Dede üllatas mind. Natasha, kas sina ka usud? Ah? Oota, vaata nüüd Dedet, vaata. Dede, hüppa. Hüppa, vanaisa. Lähme. Kuidas nad mängivad, jumal küll. Kas sa näed, kui väga Natasha armastab basseini?
ei saanud veel, ahah, ta hüppas jälle. Kuule, Tede, kas sa ujub, poiss? Sa ajad mind vahel närvi, aga need sinu naljakad tembud korvavad selle kõik ära, vaata. Olgu, Toni ja Sindi jäägu siis õue. Mis ma nüüd teen? Faisal baba, ma panen su ukse kinni, sina jää siia, eks? Sina ära tule välja, Paša. Vanaisa, kas sa ujud, vanaisa? Kas ma viskan Karo ka teie juurde? Las Karo tuleb ka. Las Karo tuleb ka ujuma koos teiega, vanaisa. Kui õnnelikud nad on, paharetid. Seina, tule ära tülita teda. Seina hakkas Toni kallal norima. Tule, lähme nüüd. Natasha, ma lähen. Kas sobib? Natasha, ma lähen. Natasha jahutab end, vend. Bassein vajus ka ära, aga midagi pole teha. Näe, teeb jälle oma häda. Ma ei anna sinna enam vett. Las see vesi imendub korralikult sisse. Me korraldame selle uuesti, paneme tema telgi uuesti laiali. Pärast seda püüame selle nii palju korda teha, kui vähegi suudame. Dede, tule nüüd. Natasha, tule. Nüüd, vend, ainus koer õues, keda ma eriti kardan, on Seina. Õetavasti taja temaga tülli ei lähe, proovime neid harjutada. Asja, mida sa teed, Anatoolia tõeline laps. Asja. Hea küll, mu kaunis tütar. Asja on siin olnud juba 2 päeva. Selle kohakorrast, kaitsest ja turvalisusest vastutab nüüd tema. Nüüd läheme nende juurde ettevaatlikult. Minu teada Nugis ja Nirk viivad kanu, kukki, tuvisid ja muud sellist, aga hanedele nad kahju ei tee, nii ma teadsin. Nii, on ka läinud. Mina... Karolin, miks sa mulle otsa jooksed? Ma ei saanud sellest asjast midagi aru. Vist ei teinud hanele muud vahet. Isegi hanel oli kahju tehtud. Tule. Oota nüüd. Tavaliselt pole selles aias kuulda ühtegi heli. Nüüd, kui ma siin räägin, tulevad kõik siia, tead sa seda? Tule. Oota nüüd. Bonjour, papa, mida sa teed? Minu kena poeg. Kas mu asja on ka tulnud minu asja? Kuule, minu asja on selle koha kaitsja, minu tütar. Minu asja on selle koha kaitsja. Tule. Bonjour, papa. Vend, ei ole enam kanu, haanesid ega tuvisid jäänud. Mis toimub, vend? Ma ei tea, kas on Nugis või Nirk või mis loom see on. No jah, ta viis selle lihtsalt minema, sõbrad. Ta on loomad lihtsalt maha murdnud ja jätnud. Ahaa. Teine lõvi tuli ka. Kuule, Tede, kui Nirk või Nugis tuleb, siis hüppa siit üle ja murra ta maha. Aga sa tuled ainult siis, kui mina siin olen, poiss. Kuidas me sellele lahenduse leiame? Näed, vend asja on siin. Ma tahtsin Mazlumit su kõrvale panna, aga Mazlumi peale ma ka eriti ei usaldanud. Isegi asjal oli siin kunagi üks vahejuhtum. Kas ta ründas kunagi parti või midagi sellist, nii ma mäletan. Olen 2 päeva proovinud, ta pole kellelegi kahju teinud. Nüüd ma ka vahel lahkun talust ja käin siin-seal ringi, sellepärast ei saa ma koeri kogu aeg siia jätta. Ma ei usalda seda. Kui seekord koer kahju teeb, saate aru? Sellepärast on asja praegu korras. Olen kindel, et nüüd, kui ta sees on Nugis või Nirk selle juba lahti teinud. Traatide vahelt ei saa koer ju tulla. Ta tulebki siia niimoodi. Ma ei usu, et ta tuleb, kui see siin on. Vanaisa, kas sa oled nüüd karjakoer või? Vaata lambaid. Mida te teete, mu kallid? See valgepealne lammas on kõhnaks jäänud, sõbrad. Looma söögi isu ja söömises pole mingit probleemi. Tal on energiat küll ja veel, aga ta on kõhnaks jäänud, ma ei saa aru, miks. Teiste lammastega on kõik korras, ainult Ponžuk on ka kõhnaks jäänud. Ponžukur on munanditega mingi probleem. Nüüd alustasime tema ravi, anname talle ravimeid ja kõike vajalikku. Nüüd on ta natuke parem, aga see tegi ta veidi kõhnemaks. Kurat, kas minu Ponžukul on kuri silm peale pandud? Kurat, kas minu poega on kuri silm tabanud? Miks mu pojaga selline asi juhtus? Minu lõvi. Ma armastan teda nii väga, võib-olla sellepärast tababki teda kuri silm, ma ei saa aru, vend. Praegu on kõik hästi, loodetavasti ei juhtu seda enam kunagi. Teistega pole mingit probleemi, vaata, ma tegin selle asja ära. Nende ees on kogu aeg heinapallid, kogu aeg. Me panime need siia, kõik värske niiduhein, vaata. Need on värske niiduhein, vaata, sa näed ise. Värske niiduhein, kui hästi lõhnab, puhas heinalõhn. Ja et nad kaalus juurde võtaksid, ostsin neile ka nuumsööta. Andsin neile talle kasvatamise sööta, aga nüüd jätsin selle ja ostsin nuumsööta, et nad natuke kaalus juurde võtaksid.
Umbes 3 päeva olen seda kandnud. Annan nii heinarulle kui ka nuumsööta. Teeme oma parima, peaasi, et loomad kaalus juurde võtaksid. Et nad oleksid korralikud ja terved. See valgepear ja lammas on väga kõhnaks jäänud, vaata, tee talle suum peale. Kui keegi teab, siis kirjutage. Selle looma söögi isu ja söömisega pole mingit probleemi. Loomal pole energiapuudust. Miks see loom kõhnaks jäi? Hiljuti köhis ta ka. Sellepärast andis veterinaar talle ühe ravimi. Ta süstis selle unearteri kaudu, kaela pealt siis. Kuule, loom pärast seda ei paranenudki. Loom hakkas kõhnaks jääma. Pärast seda süsti, mille veterinaar tegi, sõbrad. Kas teate, sellel loomal polnud mitte midagi viga? Ta oli paks nagu karu. Kui veterinaar selle süsti tegi, sellest on võib-olla 1,5 või 2 kuud möödas, hakkas loom pärast seda vaikselt kõhnaks jääma. Mõtlesin, kas see, mida loomaarst kasutas, tegi loomale kahju või mis juhtus? Ta tegi selle süsti loomale kaela, loom natuke karjus ka, isegi Ponsukile tehti sama süst, vaata. Ka Ponsuk jäi pärast seda kõhnaks. Ponsuk on ka samasugune. Vaata, ma võtan nüüd Ponsuki sülle. Kuule, Ponsuk, 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 Ponsuk. Kuule, mida sa teed? Surbibi. Ponsuk on samasugune, vaata, pärast seda, kui loomaarst temaga tegeles, juhtus midagi. Zeina. Ära tülita asjad. Zeina on ka julgeks muutunud. Tüdruk, vaata, asjaga nalja ei ole, ma ütlen sulle. Asjaga nalja ei ole. Asja oli alguses, kui ta siia tuli, ikka väga karm. Te teate, kui ta esimest korda tuli, ta ründas kõiki. Ilma vahet tegemata, kas isane või emane. Nüüd on ta veidi harjunud, on agressiivsusest loobunud ka. Asja on väga tugev. See tähendab, et ta on selle aia kõige tugevam emane koer. Temaga pole võrdset, ta on uskumatult tugev. Nii et nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Üks emane on juba olemas, tema väike sõrm on peaaegu mu käe suurune. Väike sõrm ütleb nii. Tema kihv on mu väike sõrme suurune. Väga tugev Zeina, ära temaga tüli norima mine. Näita ka tuvisid. Vennas, meil oli 46 tuvi. Nüüd on alles 7, sõbrad. 7 tükki. Kadunud tuvide laipu pole, mitte midagi pole. Kas kanakull ründas neid või mis juhtus? Ma nägin ainult 2 tuvi laipa, rohkem pole. Kui koerad oleksid võtnud, siis nad oleksid kindlasti rebestanud ja ma näeksin nende sulgi ja muid jälgi, aga ei ole. Suure tõenäosusega ütlesin, et neid ründas õhus kanakull. Ei jäänud midagi alles, vend. Ei jäänud midagi alles, tähendab. Ma ei tea, mida me teeme. See olukord ajab mind närvi, ausalt. See ajab mind närvi. Tule nüüd, läheme korraks välja. Mine. Oota korraks asja. Sina ära tule, tütreke. Kuule, Aares Baba. Ma lasin ka Aarese lahti, sõbrad. Tyson Baba, kas oled valmis, poeg? Mu lõvi. Saksamaa tõeline poeg. Puhas kvaliteet. Nüüd on Aares väljas. Argentiina tõeline poeg on väljas. Tede on väljas. Karabas on väljas. Loodan, et nad ei tülitse. Siis saame neid ettevaatlikult omavahel harjutada. Ma ei lase Tysoni kohe lahti. Las ma jalutan teda alguses ühe käega. Las ta tutvub kõigepealt teistega. Siis laseme ta rahulikult lahti. Oota korraks, Tyson. Zeina, jookse. Zeina. Kas see on Karolina? Jah, Zeina. Vennas, nad näevad täpselt ühesugused välja. Te alati küsite mult, kas ma ei aja koerte nimesid segamini, aga ma ei aja mitte nende nimesid, vaid otse nende välimust segamini. Oota, uks on kinni jäänud. Üks hetk, poeg. Üks hetk, poeg, üks hetk, poeg, üks hetk, poeg. Zeina, ole tubli. Nüüd, Zeina. Ta ründab, see on selge. Palun, tütreke, ole ettevaatlik, ole tubli. Ära tülitse Tyson Babaga. Tõeline lõvikutsikas. Vennas, see kui nägus ta on, ajab mind hulluks. Tõesti. Kuule, Argentiina enda poeg vihastas. Ärge ajage mu poega närvi. Oota varaks, poiss. Las ma tutvustan ta kõigepealt Tysoniga. Oota nüüd. Loodetavasti nad ei lähe tülli. Oi. Oota üks hetk, poiss. Peatu, Aares, ole mõistlik. Aares, ole mõistlik. Rahu, noored. Ärge tehke üksteisele haiget, palun teid. Meil meie Tyson. Tema endine omanik juba ütles, te teate, ta ei ründa kohe. Kõõr peab teda ikka korralikult provotseerima, sellepärast on tal see hea iseloom. Vennas, ma ei taha nagunii kunagi, et nad kakleksid. Las nad saavad omavahel normaalselt läbi, mängivad koos rõõmsalt ja lõbusalt, saad aru? Oota, las ma vaatan.
Tyson hakkab talle kallale minema, oota korraks. Argentiina, oma poeg hakkab kallale minema. Ärgem riskigem. praegu ei tohi me mingil juhul kaklusolukorda sattuda. Kui nad korra ärrituvad, ei suuda me neid peatada, vend. Las Tyson Baba teeb kõigepealt ühe tiiru. Pärast seda toome välja Toja ja Toora. Ma toon välja ühe rottide jõugu. Vaatame siis. Kuule, Eesti vaenlane. Mida sa otsid siin, Ares Unutsingov. Loodetavasti ta ei tülitse. Asja, mu tütar, vaata. Ma usaldan sind. Ära lase sinna mingit nugist ega nirki, eks ole, mu kallis. Mu vapper tütar. Nüüd tule siia. Ares, ära tüüta, tegele oma asjadega. Ole tark. Ära mine talle liiga lähedale, poeg. Mängige ilusti. Hei, tš, hei, tš, Ares. Ei, ma ütlesin sulle ei. Ares, salurjus. Tegelikult pole Aresel midagi viga. Ta pani oma jala tema peale, sõbrad. Ta üritas kohe autoriteeti kehtestada. Ares ei allunud sellele. Sellepärast üritas rünnata. Üritas. Ärge tehke nii, sõbrad. Ärge tehke. Mängige ilusti. Ares, ei. Nüüd, vend, ma lasen lahti. Ei! Oota! 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 Ei, me laseme ta nüüd lahti, vend. Oota nüüd. Ei, tule siia. Tule siia. Hajame nende tähelepanu. Ma mõtlen, et Aresega pole mingit probleemi. Pais pani jala Arese peale. See tähendab domineerimist. Pais ütleb, ole mõistlik. Ares ei allunud talle. Ta ütleb, kes sa üldse oled, oled just aeda tulnud. Ta ütleb, vaata, kuidas sa käitud. Pärast seda, kas pole nii, Ares? Ares, tule siia, kuule. Ära armuga tetset seinepi. Oota nüüd. Ära armuga. Tyson, las ise avab. Ta jaalutab nüüd seal. Tyson, tule. Tyson, tule, poeg. Tule. Kus sa oled, Kus mul lõvi on, Sinu väärikusest piisab. Praegu on kaugelt näha. Kõik jälgivad üksteist. Praegu on aed väga ohtlik. Nüüd lähme ja võtame Taja kaasa. Me viime Taja välja ka. Loodetavasti Zeynep ei ründa Tajat. Ma natuke kardan teda. Oota, ei, Ares! Ära tee seda, poeg. Tule siia, tule siia. Tyson, ära sina nendega väga tegele, poeg. Ära pane tähele. Nüüd, kui need väljas olevad tüübid üksteist toetavad, siis kui sees tekib kaklus, nad moodustavad grupid. Nad grupeeruvad. Sellepärast me ei luba seda lihtsalt. Tule siia, Zeynep. Hea küll, laseme siis midagi lahti. Toora, tõmba seda natuke. Kuule, Toora, mida sa teed, kullake? Minu armas tüdruk. Minu kallis tüdruk, mida ta teeb? Minu armas tüdruk, mida ta teeb? Las ma lasen tal lahti. Kus meil saag on? Las ma kallistan teda. Tule minu juurde. Tule, Toora, tule. Nüüd vaatame Zeynepi korraks. Hei, Zeynep. Oota. Peatu, Tyson tuli. Üks hetk, vend. Läheme edasi, vend. Ei. Ares. Ares ütleb nüüd Tysonile ei. Ares ujub väga üksindastes vetes, ise sellest aru saamata. Tule siia. Õnneks Tyson ei hooli temast ka. Ares. Nüüd, kui koerad omavahel sõprust loovad, siis neil pole sellist aru saama, et see on liiga suur või see on liiga väike või ma võin teda võita. Väike koer ründab ka suurt, suur koer ründab ka väikest. Neil ei ole sellist aru saama, et ma võin teda võita. Nüüd, vend. Me võtame Taja. Õnneks meil pole Tooraga mingit probleemi olnud. Kuule, Toora, mida sa teed, kallis? Hea? Zeina! Zeina pärast ei suuda ma ühtegi teist koera armastada. Kas sa saad aru? Kas te märkate seda? Ta on kõigile peale, hulluke. Tatsa, tule siia. Nüüd jõudsime põhilise juurde. Tema endine omanik ütles, et ta kakleb teiste koertega ja ei saa nendega läbi. Vaatame, kas me suudame Tatsat teistega läbi saama panna. Mis te arvate? Kas ta saab läbi või ei saa? Kirjutage kommentaaridesse, sõbrad. Ma olen uudishimulik. Ma arvan, et 10-6 saab läbi, 4 ei saa. Nüüd Tatsa, ära ründa mind ka, eks ole, tütreke. Ära ründa mind ka, eks ole, kallis. Musi mulle, musi opala.
üks hetk. Üks hetk. Peatu, Zeina, ole tubli, Zeina! Ära ole üleannetu. Zeina on ikka väga vallatu tegelane. Zeynep, hei! Nuur võttis oma lapse enda kõrvale. Arif, ära nüüd nende juurde mine. Vaata, nad kogunevad gruppi. Arif, ole tark. Kuidas nad nüüd ühe grupi moodustavad? Tyson ja Daga on ka grupp. Kui Tyson trütseb, on Daga ka olemas. Kui Daga trütseb, on Tyson ka olemas. Seepärast tuleb ettevaatlik olla. Meie praegu teeme nii vaikselt, kui suudame. Arif! Kuule, sa ületad oma piire, poiss. Kas sa näed nende sabasid? Kõigil on ne täiesti püsti, vend. Ühtegi lombust saba pole. Kõigil on enesekindlus vaes. Meil on lapsed nagu päikese tõus. Jumal nagu raketid. Nüüd minu eesmärk siin on, nagu te teate, me käisime hiljuti metsas. Ma ütlesin, et lähen sinna 10 koeraga praegu, hakkan harjutama koeri, kellega me minna saame, kellega me selle ära teha suudame. Ma tahan kaasa võtta tugevad kutsad. Kui ma näen, et see meeskond saab omavahel läbi, siis proovime neid omavahel harjutada. Pärast seda lähen metsa selle kambaga. Kas seda? Praegu pole 10, aga on olemas. Toora on olemas, 1. Zeynep. Kala 3. Deja 4, Ares 5, Nadashi 6, Dede 7, Tyson 8. Togo Tyson 9. Karabas on ka olemas, 10. Tegelikult on neid 10. Deja, ma lasen su nüüd lahti. Ma justkui ütleks, tulge siia. Kas on mõni koer, keda sa ei tunne? Proovime Vigiga, vend. Praegu on tema reaktsioon väga hea. Keegi ei teinud mingit liigutust. Keegi ei türitsenud. See mäng meeldis mulle väga. Kas oleme valmis? Ma alles on lahti. Mis juhtus Deja? Las ma kallistan Dejat, aga kõigepealt ei. Jookse nüüd. Minu lõvitüdruk. Tõelise aadilaps. Kas nüüd on meistrid? Meistrid. Vaata seda aadelikkust. Tal on ikka võimas hoiak ja olek, vend. Tõesti suurepärase kvaliteediga laps. Kui ma nad metsa viin, tead küll, unusta hunt. Olgu nende ees lõvi või tiiger. Isegi kui nad teavad, et saavad peksa, ei tee nad teist nägugi. Need on enesekindluse tõelised lapsed. Kui ma seda juba kaugelt metsas näeksin, püha taevas. Las ma vaatan seda korraks. Kas teate, kuidas ma seda nimetaksin? Ma nimetaksin seda lõviks. See näeb välja nagu must lõvi. Kui sa vaatad sellele umbes 1 või 2 kilomeetri kauguselt, siis see näeb välja nagu must lõvi. Minu lõvitüdruk, Deja. Tema väärikuse eest annaksin kõik. Vennas, see on nii ilus. Just nii peabki olema. Saage läbi, palun teid. Ärge tehke üksteisele haiget. Saage lihtsalt läbi. Mida muud ma teilt üldse soovida võiksin? Tulge nüüd. Läheme koos nendega edasi. Nüüd, kuna mina olen karjajuht, järgivad nad kõik mind. Kuhu mina lähen, sinna nemadki. Aga üksi metsas on Ares ohtlik, vend. Kui sa küsid miks, siis kui nad Tysonid korraks proovile panevad, hakkavad nad kartma, et hunt või saakal ajab neid taga ja nad võivad üksteist rünnata. Ares on probleem. Ma tahaksin ka Astenit võtta, aga selle kambaga sellest asja ei saa. Tule. Tule, poeg, tule, poeg, tule, poeg. Oota hetk, nad läksid ohtliku kohta. Jookse. Tule. Tule siia, tule siia, tule siia, tule. Tule siia, ärge kakelge. Mu lõvid. Kuule, Carlos. Kuule, poeg, ma tahan sind metsa viia. Ma tahan ka Norai kaasa võtta. Ma tulen sellesse metsa, Tysonile, Carlosile. Kui ma praegu Carlosi siia lahti laseksin, oleksin täielik kaos isa. Carlos, isa, on tõeline härg. Mu poeg on tõeline härg. Tema väärikuse eest annaksin kõik. Millal mu poja beebid tulevad? Beebid. Millal me neid beebisi tellitada saame, Carlos? Võta Tyson ka kaadrisse. Kuidas Tyson meile sealt otsa vaatab? Kuule, Tyson, mis karisma see sul on, poiss? Poiss, mis karisma see sul on? Ma kummardan su väärikuse ees. Mashallah. Poiss, need ulekad. Ainult nemad teevadki kogu selle lärmi ja kakluse seal aias. Ma märkasin seda. Kõik suured koerad said omavahel hakkama, ärge muretse, kõik on korras, oli kindlad. On, Arres. No vaata teda. Proovi oma õnne. Sa pingutad üle, poiss. Vaata, ma räägin seal midagi. Arres üritab külje pealt Tysonit haarata. Võtame Arresi korraks, vend. Arres, paigad. Hei!
nüüd ma lähen Tysoni juurde. Palun sind, tõesti. Oota korraks, vend, me peame selle arressi faktori kõrvaldama. Karabashi ja selle teise vahel on suur pinge. Oota, läheme rahulikult edasi. Paigal, teji. Sedasi. Ma viskan arressi siia, vend. Üks hetk, poiss. Arressi edasi, paša, edasi, paša, edasi, paša. Võtame arressi siia. Ta proovis sealt küljelt hammustada. Ma ei tea, kas teie ka nägite. Tyson. Kui ta poleks sõbralik koer, siis teeks ta sama liigutuse Carlosile või Marnosile, tead küll. Carlos viis 200 õhku 4 minutiks. Aman arres. Metsavideos hästi hakkama saanud koer on arres, sõbrad. K1 arres. Teda metsavideos ei ole. Tule. Tule nüüd, tule nüüd, tule. Tule. Tule, poeg. Tegelikult viiksin Sindi ka metsa kaasa. Sindi on väga karv ja väga kakleja. Võtame Sindi ka kaasa. Sindi, mashallah, on väga leplik. Praegu pole meil ühtegi probleemi olnud. Tule, Dora. Tule, Dora, kallis. Rottweilerid, vaata, nad on nagu kolmekesi koos, käivad kõik kolmekesi ringi, need. Kui ma nende juurde Odini paneksin. Kui ma Marja nende juurde paneksin. Kui ma Aleksi nende juurde paneksin, mis siis juhtuks, aga noh. Nad on tülitsejad. Ära tülitse. Ära pissi auto peale, kuule. Kuule poiss. Tüli number. Pole enam kohta, kuhu pissida. Nüüd läks ja pissis auto peale. Tule. Tule minu juurde, ma mängitan teid. Tule. Oota, vaada, Dora. Jookse. Tule. Tule siia. Mis siin on? See reptar, poiss. Tyson, tule. Oota. Tule. 1, 2, 3. Jookse nüüd. Jookse, Zeynep. Vanaisa ja Zeynep hüppasid. Vanaisa juba püüdis kinni. Zeynepil pole midagi. Ta ei püüa kinni jääda. Ta sai vanaisa peale pahaseks. Võttis kaika, näed sa. Zeynep, sa teed sohki, jah. Jäta see sohi tegemine, tütreke. Tule, ma viskan veel korra. Tule siia. 1, 2, 3. Jookse! Jookse, mu poeg, lase käia. Zeynep teeb jälle sohki. Zeynep ründab ja võtab ära. Sa oled ikka suur petis, Zeynep. Oled hää. Kus see Tyson on? Ulla Tyson, mida sa teed, poeg? Kas sa mängid pudeliga? Kuule, poiss, miks ta sulle viimasel ajal kallale on tunginud, poiss? Su ema Tyson on pinges, kui tema ees on pudel. Kui keegi üritab tema ees pudelit ära võtta, võib ta isegi minu peale vihastada. Ta seisabki niimoodi, vaata. Kas sa armastad pudelit väga? Vanaisa, vaata, selle pudeliga me ei mängi. Talle meeldib mängida. Oled vaatlik. Kas sa nägid? Kui tema ees on midagi, mis talle meeldib, siis keegi ei lähe tema juurde. Ta oleks võivad mulle teha seda, mida ta vanaisale tegi. Tule! Pane pudel ära, me läheme jalutama, tule. Ta astus sellele ka jalaga. Nii et selle kõige lemmikum asi on pudel. Tyson, ma võtan selle pudeli sinu eest ära. Las sellele videole tuleb 10 000 meeldimist. Ma võtan selle pudeli sealt ära. Tule, kas sa annad selle pudeli? Kas sa annad mulle selle pudeli? Vaata, Neshet ründas mind, aga nüüd seisab korralikult, kas sa näed? Neshet, tule, tütreke. Miks sa mind alguses ründasid? Vaata nüüd, kui kenasti me koos mängime. Muidugi tal on ka õigus, ta tahab mind usaldada. Aga kes ma olen? Mis mees ma olen? Ta on just tulnud ja tahab harjuda. Tule siia, tule. Nüüd, vend, liigume nendega veidi edasi. Praegu on reaktsioonid väga head. Aressi kõrvaldada oli hea mõte. Muidu, kui see nüüd vallandub, kui ta kaklema hakkab, ei suuda sa teda enam peatada, saad aru? Praegu on reaktsioonid head, me ei hakka liiga palju survestama. Nad veedavad veel natuke aega koos. Pärast seda vaatasin, et see seltskond saab omavahel täiesti läbi. Sinna metsa. Omanik ütles ju Tetse kohta, et ta kipub kaklema. Endine omanik ütles, et ta ei saa teiste koertega läbi. Vaata nüüd. Rünnakus pole juttugi. Ta ei urise üldse, ma pole teda kordagi isegi urisemas kuulnud. Mashallah, Tetse pole meid selles osas alt vedanud. Minu lõvid. Istume nüüd korraks maha. Pane allapoole. Kus mu ilus tüdruk on? Kus mu armas tüdruk on?
Mennas, nagu sa ütlesid, vaata, need on domineerivad koerad. Mida dominantne tähendab juhi loomuga loomad? Näiteks vaata nüüd neid kutsub Tais Simbaba. Tule poeg, tule. Tule poeg, vaprake. See kõik sellepärast, et nad ütlevad, et mina olen juht. Neid on raske ühele meelele viia. Juhtida on raske. Neid karjaks muuta on raske. Ma eeldan, et sa saad saksa lambakoerad karjaks muuta, aga Rottweileri ja Cane Corsot kokku tuua on väga raske. Sest neil pole eriti tsiviilkuulekust olemas. Oota, vaatame. Kõik muu jätan kõrvale. Seal vastas on isased koerad koos. Loodetavasti ei tule halba õnne. Loodetavasti ei tule halba õnne. Loodetavasti. Oleks nad vaid alati sellised, ega teeks meile haiget. Kuulge, ärge nende pänta jalgadega jamage. Nad söövad inimesi, ausalt. Ärge nendega jamage. Nad on jõuk. Vaata Leod. Vaata Leod, Leo. Oi. Miia ja teised on päris üles keeratud. Lahunege noored ja need, kes end nooreks peavad. Mu lõvid. Need siin on ikka tõelised tegijad. Need söövad inimese elusalt ära. Need ei halasta. Testan, baba. Ma olen su vägevusest täiega sillas. Karismaga sündinud Testan. Testan, aga laata ta on nagu masin. Kui ma Testani kohe lahti lasen, tekib kindlasti kaklus. Testan on natuke kaklejäävend. Praegu on kindlasti 6 koera veel tulemas. Veel 4 tükki. Ma ei tea, kellele paika paneme. Aares, tule siia. Faisal on kinni. Poiss, ära otsi Faisalit asjata. Käi korralikult ringi. Kas sa kuulsid? Ära otsi Faisalit asjata, Paša. Kas ma peaksin Esko ju siia panema nende sekka? Eskuda. Vanaisa läheb nüüd ka Esko kallale. Faisadile ta midagi ei ütle. Eski mängib, sina õde võid Esko kallale minna. Ta ütleb, et Tetsega eriti läbi ei saa. Tetse! Ära tülita äärest. Tule siia, tule! Vaata. Vaata, Arese, vaata. Häbematu Ares. Nüüd on ta ka lammaste vastu vaenulik. Kuule, Ares! Kuule, see Tyson. Vanaisa, ära tülitse Tysoniga. Ära tee seda, poeg. Peatu vanaisa sai vihaseks. Poeg, vaata, kaklus võib tekkida, ärge tehke selliseid liigutusi. Ärge seda üksteist. Tule, Deje. Deje, tule. Kuule, minu talleki on nii tark tõesti. See talleki on tõeline kullatükk tõesti. Isegi armastades olen ma ikka veel kõhklev. Ma ei tee sellest eriti numbrit. Ma ei avalda kohe oma saladust. Kuule, ma selle Tysoni papa. Kas ma peaksin ta võtma? Tyson, tule siia, poeg. Tyson tahtis ise juba sisse minna. Ilus poeg. Tyson, isa, see vist ei olnud sinu kabiin. Miks sa siia sisse tulid? Kas see oli sinu oma? Ei, see on Dolabuv. Tyson papa tuleb siia jonadat sisse. Tetse, tule. Tetse, tule mutsper. Deje, tule. Tule. Tule siia, mees. Tule siia, karisma enda laps. Tule, las ma teen sulle pai. Tule seekord teen pai. Tetse. Tule, kaunitar, tule. Tule siia. Tule. Tetse ei hooli minust üldse. No olgu. Las see möödub. Võtame Tyson papasid vahelt ära ja praegu on meie prioriteet teha kõik aeglaselt, ilma tülitsemata. Kui ma ta nüüd kohe lahti lasen ja siis ootan tund aega, 2 tundi, siis võtan paratamatult riski. Kas saite aru? Aeglaselt. Nad harjuvad niimoodi. Teitše, tule siia. Ma ütlen sulle. Teitše, tule siia. Tule, kus sa oled? Ulekas, Teitše. Nüüd, vaata Rent, see Teitše testib siin Arest. Ma tunnen seda. Vanaisa, ära julge, hei. Vanaisa, ära mängi, ta hammustab sind. Tule siia. Näed, ma ütlen ju, et ei tohi olla selline, keda välja visatakse. Vanaisa, jäta Aares rahule ja tule siia. Ei. Vanaisa. Tule välja, poiss. Jäta mäng. Kas siis teie mängite? Tule siia. Tule tüdruk. Tule Tetse. Tule mu kallis. Tule. Ära sunni mind. Tule. Tule siia. Tule. Nüüd nemad mängivad seal ja tema otsib võimalust, et mängu sekkuda. Me ei luba tal mingil juhul seda teha. Ta ei sisi isa, ole selle peale väga kuri, eks. Ole selle peale väga kuri, mu poeg. Ta teeb pahandust. Kas sa kuulsid?
see Teše teeb ka palju pahanduspaša, minu kena poeg. kui nad kordki üksteist hammustavad, on neid pärast väga raske lepitada vend. Seetõttu me ei lase neil sellesse olukorda sattuda. Me ei hakka riskima. Nad harjuvad rahulikult niimoodi. Tule! See oli nüüd väga hea. Võib-olla tahab ka tema endine omanik seda. Ta üllatub meie üle. Ta ütles, et ta tormab kallale. Vaata, tänu jumalale. Ei mingit kallale tormamist ega kaklust. Me harjutasime nad omavahel suurepäraselt kokku. Oota nüüd, Teše, tule siia. Las ma kallistan sind ka natuke. Tule siia. Miks sa issist eemale hoiad? Ulakas tüdruk. Miks sa minust eemale hoiad? Miks sa mind ründasid? Kas sa kahetsed, et ründasid? Tere, mu ilus tüdruk. Allah, mašallah, Teše, sul on palavik, Teše. Nojah, sõbrad, täna saime ka selle, mida tahtsime. Metsavideo jaoks käivad meil praegu ettevalmistused. Ja teie arvates, keda peaksime sellesse meeskonda kaasama? Kirjutage kommentaaridesse. Me ütlesime küll 10 koera. No näiteks, kui ma võtaks Toni ja Sindi, siis see sobiks ka. Ma tahan ka natuke karmimaid ja tugevamaid koeri. Keda ma kaasa võtaksin? Jätan otsuse teie hooleks. Järgmises videos proovime neid harjutada. Kui me metsa läheme, las harjuvad nad kõigepealt ära, et kui nad metsas metsloomade jälgi ajavad, siis nad omavahel tülli ei läheks. Seetõttu lähme, ma armastan teid väga. Ärge unustage videole meeldi panna ja kanalit tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Nägemist! Olge terved, mu sõbrad!